Kui Mihkel Jürimäe, Tallinna Ilmarise tehase insener-konstruktor, oma perekonnast lahku läks, jättis ta kõik asjad kuni viimseni naisele. See juhtus ühel tavalisel tööpäeva hommikul, et naine ta lõplikult välja viskas pärast seda, kui nad öö otsa olid vahekordi klaarinud ja teineteist iseloomustanud. Kumbki ei näinud ennast sellisena, nagu nägi elukaaslane, ja see tegi edasise kooselu kommunikatiivsuse pärast võimatuks. Mihkel Jürimäe ei teadnud selle sündmuse tähistamiseks paremat teha, kui kella 8:30 tööle minna. Kuni ta trepist alla astus, hooviväravast välja ja tänavale, visati 3. korruse aknast tema jalge ette vana reisikohver. See sündis Kunderi tänavas, kus nad tollal elasid. Ja kohvri nurk läks täiesti mõlki. Mihkel Jürimäe võttis kohvri kätte, sest ta oli alati naise soove enam-vähem arvestanud ning sammus trammipeatusesse. Kui ta läbi tehase värava läks, tundis piinlikkust kohvri pärast, aga midagi selgitama ei hakanud. Alles tööpäeva lõpul rääkis ta oma töökaaslasele Guido Ooterile, kas too ei saaks teda öömajale võtta. Guido Ooter oli poissmees ja temal üks tuba. Ta tegi tingimuseks, et kui toob koju mõne neiukese, selleks ajaks peab Mihkel Jürimäe jalga laskma või sirmi taga täiesti vait püsima. Nõnda jäi Mihkel Jürimäe töökaaslasele tüliks, mis teda väga vaevas. Tehase juhtkond mõistis tema olukorda ja ta võeti korteri taotlejate esimesse järjekorda. Tehnoloog Volmer Tomp soovitas tal altkäemaksu anda, aga Mihkel Jürimäe ei tulnud sellega toime, sest ametnikud ei võta meil altkäemaksu kuigi meelsasti vastu. Mihkel Jürimäe püüdis oma ulualuse andja vastu võimalikult diskreetne olla ning tukkus mitmel ööl Balti jaamas, kus nägi küll mõningaid elu uudseid külgi, kuid selle tulemusel langes tema töövõime. Guido Ooter aga ei saanud sellise olukorra tõttu naist võtta ning pidi läbi ajama juhuslike linnukestega, milline asjaolu tema tervise ohtu asetas. Õnneks oli ta aktiivne natuur ning uuris väsimatult võimalusi, kuidas Mihkel Jürimäele korterit hankida. Appi tuli juhus. Suri Mihkel Jürimäe kauge sugulane, kellel oli Mustamäel ühetoaline kooperatiivkorter. Mihkel Jürimäe kutsuti matusele ja tema oli vägagi kurb sugulase pärast, sest surmas oli alati midagi ebaõiglast, kui uskuda Jumalat või loodust. Sugulase korteri peale ei mõelnud mitte tema, vaid Guido Ooter, kelle pea tegeles tööst ja armastusest vabal ajal üksnes korteri hankimise probleemidega. Sugulase otsesed pärijad tegid korteri tühjaks, võtsid maha kardinapuud ja laearmatuurid. Korterit ennast polnud neile tarvis. Neil oli endal ning selle taotlemine olnuks seotud säkeldustega. Mihkel Jürimäel polnud korterile loomulikult mingisugust õigust, ent Guido Ooteri eestvedamisel asus ta vast vabanenud korteri taotlejate rivvi. Guido Ooter rakendas väga oskuslikult oma mitmeid tutvusi ja aegamööda nihkus Mihkel Jürimäe taotlejaks number 1. Loomulikult ei ole meie ühiskonnas otsustav kaal mitte tutvustel, vaid seadusel, kuid mõningas ebamäärases olukorras aitab tutvus seaduse tõlgendamisel. Ja korteri saamisega seotud asjaolud on peaaegu alati ebamäärased. Nõnda ei läinud aastatki, kui Mihkel Jürimäe oli väikese omaette korteri pärisomanik, muidugi kooperatiivomandi alustel. Pärijad olid jätnud tuppa luitunud värviga logiseva tabureti, seda ei olnud keegi himustanud. Mihkel Jürimäe lõi tabureti 3 naela ja siis kannatas see pikka istumist. Nõnda ta toimiski, et istus esimesel päeval oma korterivaldaja istmikuga taburetile keset tuba ja vaatas seinu. Ta tegi seda kaua ja väga põhjalikult ning lõpuks haaras teda kurbus. Ta oli oma õnne saavutanud läbi lähedase inimese surma, kes kunagi tema lapsepõlves oli neil maal külas käinud ja toonud väikesele Mihklile kingiks kummist koera. Aga Mihkel Jürimäe elu tahtis elada ja ta ostis vanakraamipoest nikkelnuppudega raudvoodi. Sellise valiku tegi põhjusel, et töökaaslased arutasid tema probleeme ning ei jõudnud kokkuleppele, kas moes on tumepunane või mürkroheline.
Mihkel Jürimäe ei tahtnud olla moodne ega vanamoodne, aga reformpõhi meeldis talle. Ja talle meeldis ka see, kuidas Toivo Kelp turundusosakonnast, kes tal koos teistega soolaleival käis, ütles, et Mihkel Jürimäe on mees, kes toimib nii, nagu ise heaks arvab. Ta elas oma uude argipäeva sisse, tundis aeg-ajalt vaeva möödunu pärast, teinekord aga mõtiskles huviga, mis peaks seisma ees. Tuppa kogunes eluks vajalikke tarbeasju. Aukohal oli vana hall kohver, millesse naine vist juba aegsasti oli valmis pannud ta kollaste laikudega ihupesu. Vanad habemeajamisristad, villase salli, sokid, medali, mille ta kunagi ammu oli saanud uppuja päästmise eest, pataka kirju ja muud tühja-tähja. Mõnikord tuli ta poriste jalgadega tuppa, käis mõnuga kõik nurgad läbi, polnud kedagi, kes talle kurja sõna oleks öelnud. Võttis siis põrandalapiks kasutatavad kulunud aluspüksid ja pesi põranda puhtaks. Ja siis tuli ta ellu naine. Maire Look elas Mustamäel Sõpruse puiestee 249 oma üksildast ja igatsuste rohket elu. Ta pidas ennast korralikuks ja kindlate põhimõtetega tütarlapseks ning oli seetõttu üleküpsenud. Noormehed, keda ta tundnud oli, tahtsid liiga kiiresti kõik kätte saada ja pärast ei jäänud Maire Looga arvates enam midagi, mille imesaladuse abil elu ära elada. Nii pidasid mehed teda pipraseks või mitte midagi ütlevaks. Aga tõeline armastus soovis temagi hinge tulla. Maire Loogal oli kombeks õhtuti akna all igatseda. Ta tegi seda püstialuse istes ja aknast inimesi vaadates. Inimestel, kes tema töö juures olid, ta töötas nimelt punases koidus, ringsukatsehhis ja sai üsna korralikku palka, oli oma kindel värv ja vähe salapära. Pealegi oli see enamikus naispere, sinna juurde mõni meessoost elektrik, luksepp või katlakütja. Inimesed aga, kes käisid mööda tema maja eest, olid mõistatuslikud ja Maire Look võis neile juurde luuletada iseloomu, saatuse, huvitavad suhted, kummalised kodud ja eesmärkidega elu. Algul oli ta rohkem vaadanud mööda kõnniteed kulgejaid, kes peagi kadusid silmist. Mõni neist sai tuttavaks, kantud teadaolevate inimeste kilda. Nendel oli isegi Maire Looga pandud nimen nagu Punane kübar, Ringivahtija ja Rõõmus. Teistsugused olid sidemed, mis teda ühendasid vastasasetseva kooperatiivmaja elanikega. Igal aknal olid omad kindlad inimesed. Nimesid ei olnud neile tarvis panna. Nad olid püsivamad kui möödujad, kellest Maire Look pärast enam suurt ei hoolinud, kui oli akende vaatamise maiku tunda saanud. Ainult mõned vanad tuttavad jättis alles. Vastasmaja aknad olid küllalt kaugel. Seetõttu võis silmas pidada paljusid elusid. Detailide rohkus ei olnud Maire Loogale oluline, tal oli enesel rikas fantaasia. Oli peresid, kes elasid tavaliselt ja igavalt, võib-olla need olidki, keda õnnelikeks nimetati. Teistes peeti pidusid, tülitseti ja elati ägedalt väljapoole. Maire Loogale meeldis nähtud asju mõelda terveteks romaanideks. Ta sai sellest rahuldust. Alguses oli Maire Loog seisnud hämaras ja silmitsenud valgustatud, enamasti paksude kardinatega kaetud aknaid. Seal võis näha ainult varjude liikumisi, mõnda vilksatavat kuju läbi kardinapilu. Rohkemat pakkus päev, mil lapsed ja vanainimesed tikkusid valguse kätte, avasid aknaid ja elasid oma suures koosluses. Õhtustes akna all seismistes ilmnes aja jooksul Maire Looga uus joon. Tihtipeale unustas ta tule oma toas põlema, kui seisis ootava silhuetina aknal. Maire Look mõtles mõru enesiirooniaga. Vana tüdruku päevad on kätte jõudnud. Ta tahab ennast teistele näidata ja loodab printsi oma nukrutseva kuju peale näkkavat. Ühel õhtul nägi Maire Look vastasmaja aknal seisvat meest, kes oli parajalt pikk ja parajalt kurb. See mees köitis tähelepanu selle poolest, et aken, millele ta ilmus, oli püsinud teavetu kõik see aeg, mis Maire Look oma Mustamäe korteris oli elanud. Viimased kuud ei olnud seal enam kardinaidki, elutus oli täielik ja nüüd äkki ilmus sellele elutule aknale mees.
Maire Looga vaist ütles täpselt, et üksik mees, kes alles alustab oma elu ja mitte liiga noor ja mitte liiga ilus ning ülbe ja mitte liiga seltskondlik. Kõik omadused klappisid, et nad võinuksid teineteist märgata. Mees oli siin uus, ainult uuele võis Maire Loog rajada unistusi ja lootusi. Kõik vana oli määratav ja teaduses paika pandud. Lugeja, kes on ennegi raamatuid sirvinud, taipab kohe, et see mees oli Mihkel Jürimäe. Elu on mitmekesine, korduv oma uuenemises ja tundub üsnagi venitatuna. Kirjatükis aga pannakse kordumist pahaks. Iga püss peab tulistama. Juhused peavad klappima. Tegelased omavahel kohtuma ja elu sõlmpunktidest läbi käima mõne lehekülje kestel. Selline on kirjatüki seadus ja vähe, kes seadust meelega rikkuda tahab. Kui siin on tehtud juttu ühest mehest ja ühest naisest, siis teab iga taibukas lugeja kohe, mis edasi saab. Huvi võib talle pakkuda vaid see, kuidas kõik saab just toimuma. Niisiis seisid Maire Look ja Mihkel Jürimäe vastamisi akendel, teineteise suhtes pisut nurga all ja siit ei saanud üks tunne kaugel olla. Vaene, kuid aus neiu, kes on ilus ja kelle varanduseks on rikas siseelu, kohtab kõrgest soost, jõukat härrasmeest, kelle senine elu peenes, ent temal ebameeldivas seltskonnas on lörri läinud ja kes võib nüüd tõelist lohutust leida vaid puhta hinge lähedusest. Kõrgema haridusega ja viletsa palgaga insener säilitab autoriteedi lõplikult emantsipeerumata töölisneiu ees, kellel on hinge taga garanteeritud töö ja hea palk. Mihkel Jürimäe oli juba mitmel õhtul tähele pannud naist, kes seisab pikka aega aknal ja vaatab välja. Ta oli mõistatanud, kellele nende majast võiks olla suunatud naise pilk, aga ei leidnud midagi püsivat. Ühel õhtul, kui tal tühjas toas igav oli, seisatas temagi akna all, et sellega sisutuid muremõtteid eemale peletada. Ja nõnda pidi juhtuma, et nad teineteist märkasid ning täie teadlikkusega vaatasid. Mihkel Jürimäele tundus nüüd, et temal oleks ebaviisakas esimesena aknalt lahkuda ning ta seisis mehiselt hetkeni, kuni naine lõpuks otsustas, et küllalt. Hiljem õhtul vilksatas naise vari paaril korral aknast mööda ja Mihkel Jürimäe teadis, et see on elav inimene, kellel oma toimetused ja mõtted. Järgmisel õhtul tundis Mihkel Jürimäe tugevat soovi aknale seisma minna, aga ta hoidis ennast tagasi. Lõpuks ilmus naine oma vahipostile ja siis ei jäänud ka Ilmarise inseneril Mihkel Jürimäel muud üle, kui seisuasend sisse võtta. Oma rahulduseks märkas ta nüüd, et naine ainiti tema poole vaatab ning ainult lühikeseks ajaks, nagu mingile harjunud revideerimisretkele lahkub teiste akende suunas. Nõnda seisid nemad õhtu kõrval teineteise vastas. Ja õhtuse seismise ootus täitis neid juba tööpäeva lõpul, kui üks oma masinat korrastas ja teine loovat mõtet lõpetas. Ühel õhtul ei ilmunud naine aknale. Töö ega lugemine ei istunud Mihkel Jürimäe käes, ühte lugu volksas ta tuttava akna poole vaadata. Alles nüüd mõistis ta lõplikult, et see naine on tema ellu tulnud. Üsna hilja õhtul läks aken valgeks. Mihkel Jürimäe oli juba asemel lugemas, tema südames elas mingi segane solvumistunne ja ta otsustas karistuseks aknale mitte minna. Naise vari liikus kiiresti ja oli näha, kuidas ta aset tegi, midagi nagu köögist võttis ja käigu pealt sõi. Kuid ta siis hetkeks aknale tuli, ei pidanud Mihkel Jürimäe kuigi kaua jonni, vaid ajas end voodist üles ja kõhkles, kas pidžaama veel kõlbab end naisele näidata. Ta ei jõudnudki ära otsustada, kui naine oli aknalt kadunud ja peagi kustus tuli tema toas. Mihkel Jürimäe rinnus mässasid segased tunded. Ta ütles enesele, mis minul sellest võõrast naisest, elagu kuidas tahab. Aga ta tundis, et see ütlemine on ebasiiras. Kord käis tal läbi pea mõte, et naine tuli koos kavaleriga ja kuri kiivus oli juba täitmas ta südant.
ent siis poleks ta aknale üldse ilmunudki ning Mihkel Jürimäe otsustas päevi näinud inimese elutarkusega, et eks ootame ära, mis edasi saab. Ja ta märkas oma sisemiseks rõõmuks, et see otsus ei toonud talle siiski loodetud tuima rahu. Nii kestis see terve nädal, et naine tuli alles enne ööd koju ning Mihkel Jürimäe taipas, et seda nimetatakse teiseks vahetuseks. Ta poleks iialgi arvanud, et selline äratundmine talle nii palju rõõmu valmistab.